Tere hommikust! Laupäeva hommikul kell on 7:22 ja alustame meie tänast mitmepäevast Leedu reisi. Püüan siis teid ka kõigega kursis hoida. Alustame Tallinnast. Esimene sihtmärk on Kaunas ja siis vaatame sealt juba edasi, et iseenesest on kavas päris mitmed kohad ja püüan siis teid ka sellega kursis hoida. Läksime! Jõudsime Riia külje all oleva Mutsieniki asulasse, kus oli siis esiteks see Mutsieniki oli Nõukogude armee selline linn või linnak, kus siis elasid sõjaväelased ja siin asus Balti ja Kaliningradi regiooni õhukaitsevägede komandokeskus. Täpsemalt oli neid isegi 2 tükki. Uuem ehitati 82. aastal, aga selle ehitustööd jäid perestroika tõttu lõpetamata. Ehk siis tegelikult kogu see tehnika toodi neile siia juba kohale, paigaldati ära, aga 90. aastal ehitustööd seiskusid. Ja sõdurid koos kogu tehnikaga siis lahkusid siit 95. aastal. Leidsime ühe huvitava tolle aja märgi. Selliseid asju juba lihtsalt igal pool ei kohta. Päris huvitav. Lenini pea siin ilusti valvamas meie üle. Lenini hoolitseva pilgu all kogu see asi siin toimus. Siuke tüüpiline Nõukogude retoorika siin. Paistavad raketid, sõdur. Ja mis siin tagapool meil siis on? Lennukid paistavad olevat. Ühesõnaga, see on juba esimene märk sellest, et me oleme endise väeosa territooriumil. Lähme siis vaatame, mis sellest komandokeskusest alles on. Mõnikord võib juhtuda ka nii, nagu meil siin praegu juhtus. Info ja pildid pärinesid aastast 2013, aga praegune pilt on selline. Ehk siis just see kõige huvitavam osa on likvideeritud. Mulle tundub, ainult igav liib ja tühi väli on siin. Iseenesest, et ei ole väga hullu, et lähme edasi. Leedu ootab seal peaks isegi aerofotode järgi vaadates olema veel asju alles piisavalt. Aga selle objektiga siis läks nii.
asukoht siis Kedainiai tuumarakettide ladustamise väeosa oli siin 59. aastal rajatud ja koosnes siis nii-öelda lahingtsoonist ja majandustsoonist. Praegu oleme siin siis selles mõttes komplekteerimata rakettide hoidla number 1 juures. Mis tähendab seda, et siin olid raketid, aga tuumalõhkepead ei olnud külge veel keeratud neile. Läheme vaatame natuke ringi. Noh, see on nagu Eestiski, et kõik võimalikud kohad on vaja prügi täis tuua. Ahah, okei, siit uksest tuleks palju lihtsamini sisse saanud. Me oleme, tõenäoliselt me oleme siin nüüd siis tagapool, kus oli tõenäoliselt arvan, et see kliimasüsteem, mis hoidis selles sobivat temperatuuri. Ehk siis ei ole siia lihtsalt sissepääsu praegu. Tuleb natukene ronida, need nõgesed ära proovida. Ahah, okei. No võt, selline see siis on. Ühesõnaga natuke korrigeerin, et siin selles hoidlas olid ilmselt raketid koos masinatega või siis arvestades seda, et siin on selline, selles baasis oli eripäraks see, et kogu transport võis liikuda mööda raudteed. Näete, siin on rööpad isegi maas. Et kogu baasi ulatus on betoonteedes on näha rööbaste kohad. Ja ma arvan, et see oli niimoodi, et need raketid olid siin valmis. Selles mõttes nagu rakett ise oli komplekteeritud, tuumalõhkepea ei olnud külge pandud. Kui oli vaja tuumalõhkepea külge panna, siis nii-öelda hoiustati rakette siin. Tuumalõhkepead see on eraldi tsehh oli nendel, kus neid komplekteeriti. Viidi rakett sinna, komplekteeriti tuumalõhkepea sinna külge ja läks nii-öelda siis ooteasendisse, et teatud aeg, mis nad tohtisid niimoodi valmis komplekteerituna seista, nii-öelda lahing valmis. Neid baase, tähendab kõigepealt neid stardipositsioone oli igas baasis 4 tükki, ehk siis korraga sai 4 raketti startida. Ja neid baase oli minu teada 4 vist Leedus. Ehk siis 4 × 4, 16 raketti sai korraga kapitalistide pihta tuld anda. Vähemalt peale ta nõgestas siin kõva. Lähed või? Okei. See siin oli siis rakettide komplekteerimise tsehh. Siin on isegi mingisugused, ma ei tea, mis märgid need siin seinte peal on. Midagi on näha. Ja need võivad olla ka mingid tänapäevased. Näed, siin on maas on mingid jooned näha, eks ju, mingisugused ruudukesed ja kastikesed, et kindlasti olid siin mingid omad aparaadid määratud kohtades ja siin seda surmarelva siis valmistati. Või mitte valmistatud, vaid pandi kokku. Nojah, see on
selle kohta tõenäoliselt on siin rohkem kui looduse käsi mängus, et see asi nii ära lagunenud on, et siin isegi saab istuda, puhata natukene, mõtiskleda. Tõenäoliselt on siin mingid telferid olnud üleval, mis on ammu vana rauda läinud. Et Prima. Siin on Nevo. No vot. Ahah, need jooned on siin. Näitan korra veel neid jooni. Parandan tugev. Betoonist. Ja siledel. Augud siin seina sees. Meenutavad natukene nõukaaegse kinoruumi seina, kus on augud, muidugi need on siin tunduvalt suuremad, aga jah, lihtsalt meenutavad seda. Vaatame edasi. See on nüüd siis raketihoidla number 2. See on natuke teistsugune, kui see eelmine oli. Ventilatsioonikorsten, ühesõnaga nendes angaarides oli siis kindel temperatuur ja niiskus. See on ikka päris pikk. No vot, ja siis siin sees olid raketid, aga siin on tõesti see teistmoodi, et mitte ei olnud autode peal nagu tavaliselt, vaid siis mingisuguste raudteed mööda liikuvate sõidukite peal. Et see baas ongi selles mõttes natuke teistsugune. Nojah, aga siin selles mõttes, mida ma räägin, meil ei olnudki siin neid konkreetseid autosid vaja, sellepärast et siin ei olnud ju laskepositsioone neil. Siin neid lihtsalt hoiustati. Siin kusagil ümber nurga siis peaks olema see kliimasüsteemi masinavärgi asukoht. Väga huvitav on see, et siin on alles veel need territooriumi aiad. Tundub, et need, ei saagi need aru, kas need on nagu originaalsed veel või värava aiapostid on küll sellised nagu nad olid. Ja see aed on siin tõenäoliselt uuel ikkagi, kuigi siin on siuke okastraataed on. Põnev. Ühesõnaga see, mis ma ennem rääkisin selle kohta, et masinate peal ja nii edasi viiaks laskepositsioonidele, siis ma ajasin segast. Siin ei olnud laskepositsioone, siin ei olnud neid masinaid vaja. Siin neid lihtsalt komplekteeriti ja hoiustati. Nii. Ja vot see siin siis peaks olema tuumalõhkepeade hoidla. Ehk siin peaks olema 4 erinevat sektsiooni, kokku 60 tuumalõhkepea hoidmiskohaga. Ehk siis põhimõtteliselt riiulit või pesa kokku 60 tuumalõhkepeale. Siin on tunda sellist keldrilõhna juba. Siin on neid uksi nagu rohkem olnud kui ainult üks kiht. Ahah, vot siin ongi need süksed hoidlad.
Opa, need on päris suured. Siin on hoidlad, vaat sellist ma ei ole varem näinud. Siin on uks poole peal. See on uks või? Vaata, kui palju neid siin olnud on? 1, 2, 3. No see ju pidi vastu pidama. Oh, see raisk ongi uks. See pidi vastu pidama ju tuhmarünnakule. Ja seal saad kuidagi seda... Seal on mingi masinaruum siin taga. Arvad, et käsitsi lükatud? Jah, välja teed. TPPN2. Aga siin on need uks ju veel. Ja siit saab nagu... Ma arvan, et siin on see ukse süsteem ikkagi. Ahah, siin on nagu kiri. Eluohtlik, mis sul on? Huvitav, et neid pole ära viidud. Need on vist nii suured, et see kättes hakkas. Suured ja rasked. Mingi betooni täisiliselt tuleb. Ja liiva. See raisk, see on küll vägev uks. Huvitav, et siis läksid nii kiiresti ära. Poogin jätame ukse pool lahti või? Siin on radikad vist seinas olnud, mul siuke tunne. Siin on soe peale soe. No vot, ja siin siis olid tuumalõhkepead. Siin külgede peale. Jaa. Vägev, ma ei ole sellises kohas varem käinud, et nendes raketibaasides olen küll käinud, aga see on siis, ma veel korra korrigeerin ennast, et kui ma ennem ütlesin siin midagi ajasin segast, et siis tegelikult see baas oligi niimoodi, et toodi kohale tehases valmistatud raketid, toodi kohale tuumalõhkepead, siin nad komplekteeriti rakettideks, pandi mingi transpordi peale ja veeti laiali raketibaasidesse. Ehk siis see oli puhas ladustamise ja komplekteerimise väeosa. Mis iseenesest tähendab tegelikult seda, et siin oli neid tuumalõhkepeasid kokku palju rohkem kui üheski raketibaasis. Sest et siit need raketibaasid oma tuumalõhkepead said. Vot nii. Vaata, kõik on topelt, läbi ei ole, enne vaata ka paistab. Ahah. Saime natukene veel targemaks siin jälgi ja asju uurides, et põhimõtteliselt siin oli siis siin oli estakad, kuhu ilmselt tehasest või ma ei tea, kus neid valmistati, toodi tuumalõhkepead. Auto sõitis äärde, siit viidi nad sinna hoidlasse ja siis hoidlast toodi, saate näha, raudteerööpad tulevad, lähevad siit, pandi selle, see on muidu see Telfer olnud kunagi, näete, siin on postid jälle seal. See raudteetransport, mis siin baasis siis liikus, pandi selle peale ja viidi mööda raudteed komplekteerimisse. Keerati pommile külge lõhkepea, tuumalõhkepea ja oligi valmis. Viidi kuhugi, kuhu vaja oli sinna raketibaasi rakett kohale. Näha, et mingid parvepoisid, Leedu parvepoisid on siin toimetanud vist. Võtsime parme ja neid sääski palju, et nüüd on vaja meil minna leida, me oleme Kaunase lähedal, on vaja leida Kaunasest öömaja ja siis eks homme vaatame edasi.